Tere, head kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koho. Me oleme siin täna sügiseses Tartus ja mul on külas rahatarkuse edendaja Ilona Tint. Tere tulemast. Aitäh kutsumast. Kuidas sina ennast täna tutvustaksid? Ma tahaksin tänasel päeval üritada rõhuda elu nautijale, iseendale eelkõige, sest see on mingi asi, mis on minuga hästi palju kaasas käinud ja mis on kuidagi moodi vajunud vahepeal ära. Nii ma tahaks nagu üritada alustada sellest, et eelkõige sooviks olla elu nautija ja inimene ja siis ettevõtja. Ma just tahtsin öelda, et 10-10, et sa ei hakka ennast kohe tutvustama läbi töö, vaid sa tutvustad läbi, kes sa oled väljaspool tööd. Kes ma nagu tervikuna võiksin olla. Just. Aga millised rollid siis, kui me mõtleme koolitaja, mentor, investor, ettevõtja, millised sulle neist kõige südamelähedasemad on? Ma arvan, et minu taust noorsootöötajana ja noorsootöö on üks sellised asju, mis püsib ja jääb. Minuga väga palju see, mis ma täna teen, tuleb tegelikult sealt ja kuna ma tegelen ikka ka noortega üsna suures massis, siis see on üks sellised südamelähedasem ja täna ka nii-öelda kogukonna juhina see on koht, kus ma tunnen ise, mida ma väga hindan ja kus ma tunnen ennast nii-öelda kõige paremini. Kas võib öelda, et sinu missioon täna on aidata inimestel saada parem suhe oma rahaga? Ma arvan, et minu missioon täna võiks olla inimestel elada paremat elu ja suhe rahaga on lihtsalt üks väike tükk sellest, aga see on see tükk, mis mõjutab lihtsalt kõike muud. Täpselt nii. Kui palju sinu lapsepõlv või pere mõjutas sinu arusaama rahast? No ma arvan, et täpselt nagu kõigil teistelgi, et me kas võtame üle mingisugused mustrid ja harjumused ja mõtteviisid või me lähme täiesti vastupidist teed, on ju, ja enamusel on see mingisugune segu nendest kahest, nii et ma arvan, et samamoodi ka mul, et kuna ma tulen ise ettevõtjate perest ja alustasin pereettevõttes väga noorelt töötamist, siis selline raha teema on hästi palju kogu aeg kaasas käinud, nii selle hea poole pealt kui halva poole pealt, et raha spektrumi osas olen ma suht kõike näinud ja sellepärast see raha on kuidagi nagu lihtsam olnud ka minu jaoks teemana kindlasti, aga mis ma jäin mõtlema, et kõige rohkem arvatavasti mõjutaski see, ma sain üsna vara elus kogeda ka raha ja summasid, mida enamus ei saa, ehk siis mitte ainult nende isikliku raha, et ma teenisin lihtsalt raha, vaid ka pereettevõttes on mingite kassade tegemised, asjad, mingi selline asi, on ju, kus sul on nagu rahapakkide viisi on ju seal virnas, et see normaliseeris väga palju sellist nagu suuri summasid seal taga ja nagu selline palju raha, see on normaalne, see on lõpuks nagu tüütu, nagu issand rahapakid on ju, nagu keegi võtke eest ära on ju, et tundub väga nagu privilegeeritud ja absoluutselt oligi selles mõttes on ju, et see näidanud täiskasvanuna võtta neid teemasid nagu väga palju rohkem avatumalt. Aga kuivõrd vanemad selgitasid sulle seda protsessi pereettevõtluses või kuivõrd sa õppisid seda kõike ise protsessi käigus? Ma pigem õppisin väga palju ise kõrvalt, et need kuidagi see laste kaasamine pereettevõttes, eriti nagu nii noorelt, ma olin 12 või nagu ikka noor on ju. See ei ole mingisugune teadlik väljaõpetamine, vaid see oli mingitel etappidel nagu täiesti meil koos mingite asjade paikapanek ja välja mõtlemine ja tegemine, et seal oli sellist kombineerimis mingil tasemel juhendamisest, mingil tasemel tegelikult iseseisvalt asjade vedamisest ja õppimisest ja katsetamisest. Kas võib öelda, et see oli see, mis tõi ka sind täna rahatarkuse edendamise juurde? Kusjuures ei. Okay. Aga mis see oli siis? See rahatarkuse edendamine või valdkond jõudiski minuni tegelikult siis, kui ma töötasin noorsootöötajana
ja sealt ma jõudsin Kristi Saare naisinvestorite Facebooki gruppi, mis tollel hetkel ei olnud nii suur üldse ja oli hulga sellise tehnilisem ja investeeringutele rohkem keskendunud, et ma jõudsin sinna gruppi kui ma noorsootöös olin. Ning sealt kuidagimoodi see jooksis nagu kokku, et ma ei olnud varem sellele niimoodi üldse mõelnud, et ma olin nagu ise enda raha eesades nagu, ma ei olnud ka nagu väga hea, ma ei olnud ka halb, ma olin nagu väga nagu neutraalne kuidagimoodi, et ma ei olnud investeerimise peale kunagi mõelnud enne seda, ei teadnud sellest niimoodi, et seal kuidagi jooksid asjad lihtsalt kokku mingi hetk. Kas sa mäletad, milline oli sinu esimene selline teadlik rahaline otsus või see, et sa olid selle läbi mõelnud kuidagi? Need esimesed olidki seal varajasest teismest, nii palju kui ma ise mäletan, sellised suuremad mingisugusteks reisideks kogumine, enda taskuraha kogumine, et ma nii palju mäletan et mingi aeg, kui meil oli nagu võimalik päriselt reisida kuhugile väljapoole Eestit, siis see oli ette teada, et suvel lähme ja siis meil oli need, mis need on, metallist rahakassad, kus need mündid ja asjad sai sisse panna, et meil oli need ja siis sinna aasta aega kogusid, ja siis keerasid enne reisi selle tagurpidi ja keerasid lahti ja vaatasid, mis seal nagu sees on, et see ja mingisugune telefoni ost oli ka, ma mäletan, mis oli nagu osaliselt minu enda nagu nii-öelda rahastatud, eks selline varateismeiga ja selline tegelikult üsna suurte asjade kogumine. Ja need suurte asjade kogumiseks sa võtsid väikeste summade kaupa, mis on esimene selline oluline koht raha kogumisel või säästmisel, et alusta säästmisega, alusta väikeste summadega, et oluline ei ole, kui palju raha kõrvale panna, kuivõrd siis see, et regulaarselt seda teha. Et minu esimene õppetund seoses rahaga, ma arvan, oli see teadlikult ringi käima hakata. Aga kuidas see lapsepõlve kogemus õpetas sind raha väärtust teistmoodi nägema kuidagi või see, et sa ikkagi nagu ise pingutasid ja jõudsid nende tulemusteni? Ma arvan, et see üles kasvamine on mul kõige rohkem andnud kuidagi seda, et raha ei ole põhiprobleem või vabandus väga paljudel asjadel, et kui sa midagi teha tahab päriselt, siis see ei saa olla see takistus, et raha on ju maailmas absoluutselt igal pool. Väga paljudel inimestel on väga palju raha, et sellesse kinni jäämine, et ma arvan, see on see, millest ma olen kõige rohkem nagu tänulik, et ma ei karda ühtegi asja ette võtta nagu puhtalt ainult raha pärast, mis tähendab, et mu riskitase on üsna kõrge. Ja ma panen ennast ise siis väga nagu riskantsetesse olukordadesse, ma tean, et kuidagi moodi saab hakkama ja kuidagi moodi see mängib välja, aga mingil hetkel ma suudan sellega ise enda riski nagu ja selle stressitaseme tõmmata ka üsna üles. Aga mis sa arvad, mis on need 3 peamist väikest harjumust, mis aitaksid siis selline rahatarkuse teekonnal algust teha või kindlustunnet looma hakata? No need harjumused on üleüldse selline keeruline teema, sest selleks, et üldse harjumust luua, siis läheb selleks üsna palju aega ja üsna palju tegelikult sellist enda uskumuste treenimist üldse, et see harjumuseks saaks. Aga kõige lihtsamad asjad, millega nagu pihta hakata, on 3. samba püsimakse, kas või 5 eurot on ju, mine seadista see ära oma pangas ja ongi kõik, lihtsalt unustada, väga lihtne, ehk siis sa annad endalt selle nagu igakuise tegemise käest ära, et see on see, mida meie kogukonnas ka väga palju nagu räägime ja rõhume, eriti algusfaasis, et see automatiseerimine, et need harjumused luua selle põhjal, et need ei sõltuks sinust. Ja samamoodi mingisuguse meelerahufondi kogumine on, mis on ka tegelikult hädavajalik igale inimesele. Mine loo see konto, mine loo see automaatkanne on ju, kas või see 10 eurot ja pane ta jooksma, et sa võtad endalt selle nagu otsustuse iga kord ära, kas ma teen või mitte, või kas mul jääb meelde või mitte on ju.
et automatiseerimine on tegelikult see harjumuste nagu esimene samm, et nii palju, kui sa saad, mine automatiseeri ja siis tekib tegelikult, sa näed seda mustrit, sa näed, mis toimuma hakkab, sa näed, et seal nagu raha koguneb, on ju, ja see annab selle nagu, okei, et selle kindlustunde, et sa saad päriselt siis nii-öelda teadlikult ise edasi toimetada asjadega. Jah, ja see uue harjumuse loomine peab ka piisavalt mugav olema sinu jaoks, et kui sa teedki need nagu näiteks mastermindi näitel või kuskil ka, et võtadki lahti samm-sammult, mis sa pead tegema, see on inimese jaoks mugav, teeme ära, on ju. Kui seal on juba lisasamme, siis on see, et see ei ole mulle, on ju. Täpselt. Mulle väga meeldis Rahakratti mõte ka harjumuste loomisel, kus ta rääkis seda, et näiteks kui sa ostadki oma selle esimese aktsia, et siis vali aktsia, mis on näiteks dividendil põhinev aktsia, et isegi kui sa saad see 50 senti dividendi või 1 euro dividendi, et sul tekib kohe see võidujoovastus või see, et sa oled midagi tagasi saanud ja sellest tulenevalt on seda harjumust endasse nagu kinnitada tunduvalt lihtsam, sest sa saad väikeste sammudega juba midagi tagasi. Ja 3. samba näitel samamoodi, iga kuu tuleb ju meilile justkui nagu teavitus, et kui palju sinu 3. sambasse või 2. samba on kuuga raha kogunenud, et sellised väiksed võidud, mis vist inimesi nagu meid aju tasemel motiveerivad. Et me ei paneks nagu liiga suurt rõhku sellele, et me hakkame ise nüüd kohe väga suurelt tegema, on ju. Et see on selline tihti ja feilimise teekond kahjuks. Just. Ja jagada need suured tükid ikkagi nagu väikesteks, on ju, et küll on aasta alguses palju selliseid väljakutseid olnud, kuidas aasta lõpuks 1000 eurot meelerahufondi koguda, et oled küll neid 52 nädala kalendreid näinud, on ju, et ma ei tea, mõni päev ei peagi panema kõrvale, mõni päev pead panema 2 eurot, et sellised nagu väga väiksed summad, aga viivad lõpuks täitsa arvestatava meelerahufondini. Sa oled Mastermind grupi eestvedaja. Kuidas sa selleni jõudsid või miks sa seda teed? Ma ei tahaks öelda eestvedaja, sest Mastermind grupp on üsna võrdne koht või peaks olema üsna võrdne koht, kui see on hästi tehtud tegelikult. Ehk siis viimase Mastermind grupi ma lihtsalt kutsusin kokku ise. Ja see on ka selleks, et kuna selle kokkukutsumisega tuli mulle väga palju kirju ka inimesed, kes oleks tahtnud ka liituda ja minu nagu põhivastus neile oli, et kahjuks ma ei võta vastu, on ju, aga ma soovitan ise nagu kokku kutsuda ja inimestel nagu mingi 80% vastus mulle, et ei, see tundub liiga keeruline. Et Mastermind grupi point ei ole ka see, et üks inimene veab seda, vaid et kõik panustavad võrdselt, on ju. Ehk siis see on selline see põhi sellele ja miks ma sellest räägin ka, ongi see, ma vajasin ise sellist väga võrdset kohta eelkõige, et mul on täna jookseb taustal 2 erinevat Mastermind gruppi, ma olen ühes varasemalt veel olnud, nii 3 Mastermind gruppi kogemus on siis kokku ja see eelkõige see, et saabki ennast võrdselt tunda inimestega, see tundub veidikene jabur, aga kui sa oled sellise koolitaja, mentori rollis nii palju, siis sa saad seda ise väga vähe tagasi. Et keegi teine tuleb, mõtleb, teeb kaasa, et absoluutselt mina ka käin coachide juures, käin mentorite juures samamoodi, aga see järjepidev see, ehk siis minu jaoks see Mastermind grupi kokku kutsumine selle viimase nüüd oligi see siis 10 Mastermind, mille eesmärk on siis ühiselt jõuda stabiilsete 10 000 euroste käivetega kuuni. Ja meil on siis Mastermindis inimesed, kes on siis nagu üksikettevõtjad koolitus valdkonnas, ehk siis müüvad suures osas iseenda aega mingit teatud formaadis, ehk siis see on selle Mastermindi point ja meie see võit, mis meil on see kestnud nüüd 1,5 kuud umbes, selle ajaks on meil on iga nädal kõne ja meil on ka üks selline ühistöötamispäev seal sees olnud ja see ühistöötamispäeval tegelikult me käisimegi üle kõigi asju nagu võrdselt, et me käisime seal igaüks pani oma väärtusi paika, teised tagasitestasid, mina näen, et sina oled selline, on ju, me käisime mingisugused rahateemasid, mingi strateegiad, kuidas selle 10-gaani jõuda, jällegi teised said kaasa mõelda ja siis üks Mastermindi kaaslane ütles ka pärast nii hästi, et nagu, et issand, kui tore on nagu, et kogu aeg ise mingi jagad ja koolitad ja teed, on ju, aga nii tore, et keegi tuleb ja ütleb sulle ausalt.
kuule, kas sa oled sellele mõelnud või kuule, tegelikult sul ei tule see asi välja on ju sealt või nagu see ei ole nähtav näiteks on ju. Et selline vastutuspartnerlus, järjepidevus, mis on minu nagu see põhieesmärk, see järjepidevus lihtsalt on ju, et seda saada ja tõesti see võrdne koht, et nagu minna ja areneda ja kasvada koos ja tekib selline ka hea hasart sellega, et okei, kõik hoiavad, et kõik lähevad, kõik veits jooksevad on ju ja tegelikult ei taha maha jääda sealt on ju, et see hoiab seda tempot. Minu meelest Killu Kolsar ütles ka, äkki oligi kogumispäeva podcastis väga hästi, et leia endale see arengupartner või see, kellega neid eesmärke täita ja sellised nagu täpselt mastermind grupid õlg-õla vastas tunne, et nagu... Killu on ka meie selles mastermindis. No võt, tervitused Killule. Ja, no võt täpselt on ju. Aga kui suur sul see grupp on? Meil on niimoodi, meil on 4+1 liiget hetkel seal, ehk siis üks liige on selline, kes on nagu, elufaas on lihtsalt selline, et ta on nagu veits in and out hetkel, aga ülejäänud 4 tükki on nagu konkreetselt nagu iga nädal igas kõnest nagu platsil ja üritusel, et meil on selline kombinatsioon hetkel. Ja üle 5 nagu mai 3-5 on selline hea sweet spot mastermind grupile, et üle 5 ma ei paneks ja 2 on juba vastutuspartner või see veidikene teine dünaamika. Mis on kõige väärtuslikum õppetund sinu jaoks, mida sa oled selle mastermindi või nende mastermindide gruppide seas kuulnud, näinud, õppinud? See inimressurss või nagu näha üldse inimesi kui ressurssi ja mitte sellega, et inimesed on nagu mingisugune asi, vaid päriselt aru saada, kui suur võit ja kasv tuleb sellest, et sul on samane network või mingisuguse vastutuspartner või mingisuguse kontaktid või päriselt nagu tugi taga. See, ükski teine asi ei ole aidanud mind nii palju edasi kui inimesed ja igasugune selline mastermind versioon sellest tõesti, nagu ma ütlesin, see järjepidevus ja see vastutus, mis sul tekib seal edasi. Ise endal on väga raske nagu jääda kindlaks. Et nagu ise mõtled, ma teen selle see nädal ära on ju, ja sa ei tee, nagu selle mina lihtsalt 100%. Et mul on tohutult raske mingisuguseid asju nagu alustada ja käima saada, mul on palju ideid ja siis kui mul hoog tuleb, siis ma teen, aga nagu endale kindlaks jääda, aga mastermindiga seal teiste inimestega on ju, pluss sa saad tõesti selle, et sul on, mis ma ühes webinaris sõnastasin inimeste kohta, et see oli pädevad inimesed, kes annavad konstruktiivset tagasisidet, et meil on vaja neid rohkem, mitte lihtsalt inimesi, kes ütlevad asju sulle, on ju. Et enamus inimesed kuulavad neid, kes tegelikult ei tea, millest nad räägivad. Ja mitte nagu halvaga, vaid need peavad olla meie lähedased, on ju, kes tahavad head, aga kes tegelikult ei mõista. Nad ei saa aru, on ju, kus sa oled, mida sa teed, miks sa seda teed, on ju, miks sa seda niimoodi teed. Ehk siis see, et sul on tegelikult kõrval inimesed, kes nagu mõistavad, kes näevad seda pilti laiemalt, kes oskavad anda päriselt sisulist tagasisidet, on ju. Et see on see väärtus, mida tegelikult väga raske on osta. Ja tegelikult väga lihtne on nagu luua enda kõrvale, aga see inimeste nagu valmis oleks sinna panustada on see kõige keerulisem. Et tegelikult kõik nagu tahavad seda, aga inimesed ise ei ole valmis nagu seda aega sinna alla parema, et ilmutada ennast kohale ja teha neid asju ära, aga see on kõige odavam ja kõige lihtsam viis tegelikult, kuidas edasi liikuda. Aga kuidas sa lood usaldust nende naiste seas, et mastermind toimib siis, kui kõik on päriselt avatult nõus jagama enda raha asju, et kuidas seda luua ja hoida ka, et see jääb sinna 5 inimese juurde. Väga hea küsimus. Selle grupiga nüüd, mis me viimati kokku panime, kuna mina ise olin see, kes nagu tundis juba aasta alguses sisuliselt, et tegelikult ma vajaksin midagi sellist ja kutsusin neid inimesi kokku veidikene, siis minu protsess oligi esiteks, mul olid nagu väga kindlad kriteeriumid, kes sinna gruppi üldse saab. Läks niimoodi, et enda network töötas piisavalt hästi, ehk siis inimesed, kes on mul grupis, ma mingit pidi teadsin parem, ei ole mitte ühtegi võõrast inimest minu jaoks seal on ju, ja ka grupi
grupiliikmete enda sees nagu omavahel kõik kuidagi moodi üksteist teavad, on ju. Ehk siis see on see väga suur eelis seal, et meil ei ole päriselt võõrast inimest. Kõigil neil inimestel on mingisugune sotsiaalmeedia kohalolu või siis tõesti see, et inimesed omavahel seal on lähedamad, nii et sa saad nagu valideerida teise kaudu seda, on ju. Ehk siis see oli selline esimene samm, et tegelikult juba me teadsime üksteist nagu nii palju, mis see nagu olek ja vibe on selle koha pealt. Aga mida ma ise tegin ja mida ma väga-väga soovitan ka teha, on see, et ma nii-öelda nende kutsete või esimese küsimusega ladusin kõik oma numbrid koheselt ise letti esimesena. Et ma ei saa eeldada, et teised seda teevad, kui mina seda ei tee, on ju. Ehk siis ole esimene, ma ütlesingi, et mul on seis praegu selline, pakun sellised asju, kuu käibad umbes sellised, tahaksin jõuda sinna, on ju, on ju, kõik läks letti mingisuguse pika voice'iga, on ju, ma sain vastusest, oh my god, nii tore, et sa niimoodi rääkisid ja siis tuli ka see tagasi. Mul on hetkel niimoodi, et sa alustad seda või lood seda usaldust sellega, et sa avad ise ennast, mitte ei oota, et keegi teine seda teeks, on ju. Ja see pani väga hea baasi, sest mina olin kõigile teistele letti löönud enda asjad, nemad olid mulle ja siis omavahel seda nagu grupis veel teha oli väga-väga lihtne, on ju. Ja kuna see, et mis grupis on, see grupiga jääb jällegi nagu see inimeste valideerimise. Sa tead, et inimestel on sarnased väärtused, seal jällegi ehk siis see liikmete valik on väga tähtis seal taga, ehk siis ma saangi kindel olla, kui me räägime nendest asjadest, need jäävadki siia, kui me räägime millestki, et okei, kuule, seda võib nagu jagada, siis palun väga, on ju, kõik võivad jagada, aga et sa pead sellises grupis avama reeglid kokku leppima, on ju, et väga okei ongi alguses öelda, on ju, et meie kohtumisse kogu info, mis on ju, jääbki siia, kui seda rikutakse, on grupist eemaldamine, väga lihtne tegelikult, aga jällegi inimesed kardavad veidikene neid piire lihtsalt ise seada. Väga inspireeriv. Lisaks mastermind gruppidele teed sa ka Riin Mäesaluga podcasti. Kuidas selline algatus ellu sai kutsutud? Meie podcast Riin Mäesaluga pealkiri on ära võtta isiklikult ja alapealkiri, et sa ei ole piisavalt rikas, et seda kuulata. See on kombinatsioon teraapiast ja sotsiaalsest eksperimendist. Tundub clickbait. Ses mõttes, et meie kuutasu on 25 €, nii et enamus inimesi ei saagi absoluutselt seda podcasti endale lubada ja meie nagu selline igal pool on disclaimer ka juures, et palun ära osta seda podcasti nagu reaalselt. Et meil ongi kirjas, meil on ainukene tasuta video, ütlebki, et nagu me paneme hullu, me ei ole spetsialistid, me ropendame, me vannume, on ju, me ei valmista ette selleks mitte midagi, me räägime nii, kuidas tuleb, see maksab 25 € kuus, on ju, kui sul ei ole raha nagu jalaga segada, ära tule, kõik. Ehk miks see sündis ja kuidas see sündis, tegelikult eelmise aasta lõpus, ma isegi mitte konkreetselt ei mäleta, ma arvan, äkki Riin mäletab seda arvatavasti paremini, aga suure tõenäosusega mingisuguse suvalise vestluse käigus lihtsalt on, et võiks teha ja siis me kerisime selle nagu lihtsalt, et free will, meil on vabadus teha, mida me tahame, on ju. Kui me tahame tulla ja täiesti ausalt asju rääkida niimoodi, et meid tuleriidel põlema ei pandaks, on ju kuskil Delfis järgmine päev, siis parim lahendus on selleks, et sellel on maksumüür ja sellel on nii suur maksumüür lihtsalt taga, et see ei ole ka kättesaadav kõigile päriselt. Ehk siis, kui siin päriselt huvitavad need mõtted ja kui sa oled päriselt selles kohas, on ju, et need asju kuulata, siis võta seda kui investeeringut, on ju, või võta seda kui meelelahutust, aga suures osas see on meile endale koht, kus me saame tulla enda mõtted lõpuni mõelda, arutada mingitel teemade üle. Me räägime rahast, Poolas me ei räägi rahast üldse. Ehk siis, kes läheb, vaatab siis, mis teemad meil seal on. Viimane teema oli meil vahelduseks jälle rahast. See oli, et ära võtta isiklikult, aga mul ka ei ole raha. Näiteks ei ole üldse clickbait. Ükski neist oli clickbait kusjuures, nagu siiralt. Täpselt nii ongi. Ja me avame neid teemasid, paljud podcastid on seal 1,5–2 tundi pikad.
Sisuliselt mitte midagi ei ole välja lõigatud. Nii et ja dropime seal sisuliselt mitte kuskil mujal ei kuule nii ausad ja konkreetseid mõtteid meilt kui seal. Ja mis on kuulajate tagasiside olnud? See kuulajate šokeerival kombel meil isegi on kuulajad. Esiteks see, me ütleme, et nagu 25 eurot on nagu see läbi ja palun ära tule, on ju, inimesed ikka tulevad. Ehk siis šokeerival kombel meil tegelikult päriselt on kuulajad, me üllatavalt palju raha sellega teeninud selle poole aasta jooksul. Aga inimeste tagasiside nii palju, kui me seda tagasisidet oleme saanud, siis selline kõige läbiv on see, et inimesed ütlevad, et ma nii tahaks teiega kaasa rääkida, ma mingi kuulan tänaval seda, on ju, ja ma tahaks nagu tulla ja nagu koos teiega on ju seal olla ja mingi pobiseda oma ette nagu tänaval, nii et see mingi selline läbi ja mul on saadnud nagu inimesed nagu podcast otsapidi vastu, on ju, tal on nagu, okei, ma kuulasin seda ja siis on nagu 10 minutit kellegi voice'i või tema mõtete kohta. Äkki te võiksite tegema podcasti sinna sisse sellise eetris helistamise aja, kus võt, see läks juba, no see on see, mis meile nagu juba kiksuga meeldib, on ju, teha asju veidralt ja nagu teistmoodi, aga jah. Tundub, et see toimib, et see on see auk, mida te täna täidate, on ju. Okei, kõikide nende tegevuste juures, mis sa täna teed, on ka seal alati üks asi sinuga kaasas käinud, mis on läbipõlemine. Sa oled sellest avalikult rääkinud, aitäh selle eest. Kui sa vaatad selle ajale tagasi, mis selle põhjustas või mis selle tagama on? See tagantjärgi on väga huvitav seda nagu vaadata ja analüüsida, aga mis ma ise arvan, sest mu arvamus on parim siin, ma ei tea faktiliselt ju lõpuks ikkagi, aga fookuse puudus ja see kõige tegemine, lihtsalt see tuim rabelemine, people pleasing seal taga on ju, et teed hästi palju, et sul on tunne, et sa oled produktiivne ja sa nagu, et sa nagu annab midagi tegelikult selle üle sisu taga või isegi kui on see sisu ja väärtus, mida ma absoluutselt ka lõin, siis kõik oli kuidagi moodi nii laiali. Ehk siis minu see läbipõlemine keris lõpuks sisult aasta aega niimoodi, et kui ma see üks suvi seal asjad väga tihedaks ära läksid, mõõtsin neid nädala tunde ja kui ma olin seal mingi 3-4 nädalat nagu träkkinud ja see keskmine vahemik oli 60-70 tundi nädalas, siis ma lõpetasin träkkimise lihtsalt ära, et ma mitte nagu näha seda fookust on ja ma olin täiskohaga palgatööl ja ma tegin ettevõtlust ja ma tegin veel mingid lisaprojekte ja asju ja vabatahtlikku tööd ja mida kõike veel on ju. Nii et see lihtsalt igale poole enda äraandmine nagu täiesti ilma aru saamata ja see miks kah, et igal asjal on küll absoluutselt olnud miks, aga prioriteedid oleks seal võinud olla, mingid asju lihtsalt nagu mingid asju teha paremini ja teiste asju vähem ja või veidikene nagu kombineerida neid paremini seal juures, et see selline peata kana tunne oli küll tegelikult lõpuks ikka täiega, sest käis rabelist igale poole. Seoses selle miks küsimuse esitamisega mul meenub minu endine juht rääkis sellise loo, et oli üks väga edukas naisterahvas, selles mõttes, et ta teenis väga hästi, ta pidas väga konkreetset eelarvet ja kõik oli justkui nagu väga hästi, aga mitte kunagi tal ei jäänud kuu lõpuks raha üle. Mitte kunagi, kuigi ta tegi eelarvet, tal olid nagu kõik asjad nagu sendi täpsusega välja nii-öelda välja toodud, aga selle taga oligi kõik see, et ta lihtsalt tegi seda, aga ilma mille ühegi eesmärgita. Et saab ka niipidi, on ju? Absoluutselt. Aga mis olid need märgid, millele sa tookord tähelepanu ei pööranud, mis tegelikult juba karjusid? Väga naljakas on see, et ma tegelikult nagu märkasin küll väga palju asju ja ma pöörasin neile tähelepanu, aga mitte nii nagu vaja oleks olnud. Ehk siis minu füüsiline keha
reaalselt mu füüsiline tervis andis nagu otsad juba, mis oli väga-väga rets. Me käisime mööda arste enam-vähem mingite valude ja asjadega, mida ei suudatud diagnoosida. Ja selle asemel, et midagi lõpetada, siis ma lihtsalt käisin arstide vahet, on ju, mõtlesin, et okei, no siis ongi elu selline, on ju. Et mingid sellised püsivad asjad nagu kehas juba, mis läksid väga-väga hulluks, läbi värevus, lihtsalt nagu tohutu ärevus, püsimatus on ju see, ma ei suutnud üldse lõõgastada, päriselt nagu puhata, tundagi ennast nagu rahulikult või lihtsalt nagu seina passida on ju, kõik sellised asjad, minu suhtumine, tavaliselt see esimene ongi see, et kõik tegelikult põleb, on ju, kõigega on kiire, et see on selline esimesi märke tegelikult, et et sa vaatadki, et kõik on tähtis ja kõik on põle, kõigega on kiire, on ju, aga sealt vastu tuleb see, et sa oled, sinu suhtumine nagu kõigesse ja inimestes ja reaktsioonid tegelikult ka muutuvad, on ju. Nii et ma ei mäleta seda perioodi, eriti see läbipõlemise lõpuperioodi, siis absoluutselt nagu üldse mitte, mul on nagu lihtsalt mäluauk suures osas selles perioodis seal. Aga nii palju ma küll tean ja mäletan, et lihtsalt minuga ei olnud tore. Sest ongi, et nagu väga kiirelt hakkad nähvama, väga kiirelt nagu mingi kõik on niimoodi, on ju, see ei ole väga meeldiv nagu seltskond, kus olla ja seda ei pruugi ise ka tähele panna tegelikult, aga see on see väärtus, et kui sul on ümber inimesed, kes seda märkavad, julged öelda, on ju, siis sa hakkad ka seda ise märkama, aga tavaliselt see on üks sellised asju, aga sealt oli see kompott, mis mul koos juba oli üsna kole. Kui sa sellele ajale tagasi vaatad, siis mida sa oleksid saanud teisiti teha? Rohkem fookust ja vähem rabelemist lihtsalt nagu päriselt. Kõik need asjad, mida ma oleks võinud tollel hetkel teisiti teha, on need asjad, mida ma täna üritan teha, on ju. Ehk siis läbivalt töötundide arv juba, see on kõige lihtsam asi, mida tegelikult piirata, või mitte kõigil, on ju absoluutselt mitte. Jällegi, ma olen väga privilegeeritud kohas selle koha pealt, et ma olen ise ettevõtja, on ju, ja saan seda määrata, ehk siis minu jaoks nagu töötundide arv, et 20-30 tundi nädalas on see vahemik, kus ma tahan nagu olla, mitte sellest alla, mitte sellest üle, on ju, et ma tunnen, et see on selline sweet spot, kuidas hoida ennast ja kuidas hoida seda, et ma nagu lihtsalt ajaliselt ei töötaks ka üle, on ju. Ja nagu ma ütlen, isegi mitte täiskohta, alla täiskoha on eesmärk. Siis seesamane puhkamise, lõõgastumise oskus päriselt, kuidas lülitada ennast välja tööasjadest, pannagi see sein tuimalt ette, on ju, ja minna teha kõike muud, mis ei ole tööga seotud, et sa päriselt, ja see, teed, mitte millegi tegemine on ka millegi tegemine, on ju. Puhkamine on ka produktiivne tegelikult. Et selle harjutamine lihtsalt passimine, samamoodi seal igasugune piiride seadmine ja sellist people pleasimist lahti lastmine, mitte ma oleks hullult enne ka olnud midagi people pleaser nagu selle koha pealt, aga ma olen täna ikka suhteliselt cutthroat. Et kui ma ei taha, ma ei tee lihtsalt ja ma ütlengi inimestele, et ei, ma ei jõua, ma ei viitsi, nagu pole mu asi, nagu sorry, ja kõik. Et ma ei näe vaeva selleks, et kellegile metsikult vastu tulla lihtsalt sellepärast, et mitte olla halb või nõme inimene nagu selles osas ja muidugi igasugune mõtteviisid ja uskumused, mis ma olin lõpuks aasta aega siis, ma ei teinud mitte midagi. Ehk siis selleks nagu etappide kaupa, aga siis olid selle aasta aega siis treenisin ümber enda mõtteviise ja uskumusi ja harjumusi. Ja siiamaani tegelen sellega, sest saab 2 asja korda, sest tuleb mingisugune järgmine tase sellest, või tuleb mingi uus asi nagu pinnale, et sellega sa nagu iga kord midagi läbid ära ja siis sa unlockid järgmise. Ta on veidikene selline lõpmatu, aga jah, sest sellest, kui sa ennast ümber ei treeni, siis sa võid ka 10 aastat puhata ja kui sa samamoodi tagasi, sa lõpetad ju samas kohas. Et täna aga jälgida neid mõtteviise, mustreid, harjumusi, kõike seda, see on selline asi, mida tegelikult ka saab läbipõlemise tipus ei saa seda treenida, selleks on vaja muidugi ainult värsket taju, puhanud keha.
Mulle väga meeldib Andrus Kivirähki mõte sellest logelemisest, et miks on logelemine vajalik, sest see tegelikult kõige rohkem inspireerib sind uute asjade tegemiseks, uute ideede loomiseks sinu peas. Et see on loomepuhang, kui sa oskad logeleda. On ja inimesed ei usu kusjuures seda, sest kes on läbi põlemise niimoodi läbi teinud ja tagasi sealt tulnud sellised, et nad on võtnud piisavalt pika pausi. Nad kõik ütlevad sama asja, et see, kuidas ühel hetkel aju hakkab tööle, on lihtsalt mingisugune täiesti teine asi. Seda ei annagi kirjeldada tegelikult, aga kui su aju on puhanud, kui su keha on puhanud, kui tal on ruumi päriselt protsessida, mitte ainult seda, mis on nagu eluliselt vajalik, vaid kõike muud ka on ju. Ma ei ole siin 2 aasta jooksul või midagi peale kordagi istunud, okei, mul on vaja nüüd probleemi lahendama, istun ja hakkam. Ei, mul on nagu okei, tavai, istu, tavai. Mõtle välja, sõnasta välja on ja siis ma ei tegele sellega ja ühel hetkel see asi lihtsalt tuleb. Ma on ruumi protsessi, tal on energiat on ju selle kõigega tegeleda, mis tähendab, et ka minu see baasstressitase elus on hulga madalam, sest mu aju saab teha seda, mis ta tegelikult peakski tegema, mitte nagu kriitilisemalt igapäevast elus hoidma on ju ainult. Aga me inimestel oleme ikkagi või me tahame uskuda seda, et me toimime kõige paremini siis, kui meil on adrenaliin laes ja kui see stressitase on võimalikult kõrge. Ja ma ütleks, et nagu mingi adrenaliin selles mõttes on hea ja see tõesti paneb nagu toimetama ja väga edukalt oma asja tegema, aga lihtsalt siin saaks öelda, et ega lõpmatuseni maratoni ei jookse, et lühiajaliselt väga hästi, aga et pikas plaanis leia endale muu väljund. Kuidas asju väga hästi teha. Et see adrenaliin on nagu hea ja mul on ka seda vaja nagu, ma olen ka igavene viimase hetke tegija on ju stressi olukorras väga hea, mega rõve tegelikult on ju, aga minu aju ka käivitab see, aga ma olen ka õppinud seda, et okei, ma strateegiliselt luban endal olla selles nagu seisundis meil on Preeritse kogukonna nagu liitumise 3 korda aastas, kus see on selline kõige minu nagu ettevõtluses kõige sellised kriitilisema punktid aastas, need on 3 tükki aastas. Ja siis mul on nagu tavai, ma luban 2-3 nädalat endal seal olla, adreka pealt kütta on ju, nagu panna hullu, teha see ära, ülejäänud aja me ei luba seda niimoodi endale. Et siis ei ole seda adrenaliini pealt töötamist, ehk siis see 3 korda aastas sisuliselt suures osas niimoodi, et paar nädalat. Aga kui sa oled nagu terve aasta selles seisundis, see ei ole kuidagi muidu hea. Ja sa tead, et see on sul, et see tuleb sul on see ette planeeritud umbes kalendrisse. Just, ja selle konkreetne lõpp. Just. Mis motiveerib omakorda. Sa tead, et sellel on lõpp ja sellel on tulemus, mis on nähtav silmaga. Just. Milliseid praktilisi samme sa tegid, et sellest kõigest välja tulla? Või see teekond kestab veel? See on selline huvitav teekond ja et ega me ei lõpeta seda tagasikukkumist sinna, et see on ka aktiivne töö, aga et ma tulin töölt ära ja lõpetasin asjad sisuliselt sellise kerge mental breakdowniga, ehk siis nagu liiga hilja, nagu ma ütlen, mul on tegelikult mäluauk mingitest asjadest täielikult. Ja ma teadsin, et kui ma selle lahkumisavaldus sellisel suvalisel päeval nagu ära saatsin, et okei, mul on see 30 päeva on ja peale seda ma ei tee mitte midagi. Ja esimene eesmärk oli 10 nädalat, ma tulin, mu viimane tööpäev oli 22 juuni. Nii et suve lõpuni oli täpselt 10 nädalat. Ma olin okei, tavai, 10 nädalat, 0 tegevust. Ettevõtlustegevust, need, mis mul olid kalendris sees, ma olin sellel hetkel ettevõtlus põhiasjal jumestamine hoopis, ehk siis ma taustan jumestamist tegelikult ka need kliendid, kes olid, need jäid, uusi juurde ei võtnud, ei teinud mingist lisaprojekte, mitte mingist ühtegi lisategevust, on ju tööle kuskil ei läinud, nagu mitte midagi. Ehk siis 10 nädalat oligi tühjus täielikku ja see kestis lõpuks aasta aega. See 10 nädalat kestis lõpuks aasta aega, siis ma olin okei, ma vaatame edasi, kuidas ma nüüd ennast tunnen. Selle 10 nädala järel ma lihtsalt nagu aju hakkas veits selgenema alles. Et seal nagu tuli sellest, läks tegelikult mul päriselt 10 nädalat peale aega, kus keha ja nagu aju tuli sellest nagu ellujäämist nagu režiimist üldse välja. Ja kui ma oleks siis läinud tagasi tööle,
siis ma oleks tagasi samas augus lõpetanud. Ehk siis aasta aega lõpuks läks selle peale, et see oli selline suurim praktiline samm. Ja teised, mis ma enne rääkisin, et harjumused, mõttemustrid on ju kõige selle ümber treenimine ja kõik selline ettevõtluse ümber korraldamine ja elu ümber korraldamine väga suures osas. Sageli rahatarkuse jagajad ei ava oma portfelle. Miks sa arvad? Miks see nii on? See ajab inimesi kohati närvi, et ei räägita, aga tuleb aruga saada sellest, et raha on piisavalt tundlik teema igatepidi. Ehk siis vahet pole, kui suur see portfelli number seal taga on või mis sul seal ka ei oleks. Nagu sa saad vastu päid ja jalgu nagunii on ju, garanteeritult. Et seal ei ole sellist nagu sweet spot, kui sul on nii suur portfell ja selliste valikutega, siis on kõik rahul ja kellelgi ei ole mitte midagi selle kohta öelda. Sellist asja ei ole olemas lihtsalt. Et inimesed on alati öelda, kas see on liiga suur, kas see on liiga väike, kas see on pettustega saadud, kas see on kokku valetatud, mis mõttes sellised asjad, nagu lihtsalt seal on nagu nii palju, mis saab puhast heiti on ju. Ehk lihtsam on mitte seda jagada, eriti kui sa tahad anda inimestele ka muus osas nagu midagi kaasa. Ehk selle rahatarkuse jagamise või üleüldse nagu rahateemadest rääkimisega on ju laiemalt, siis ma arvan ise, et inimesed lihtsalt valivad selle, et okei, ma räägin nendest teemadest, ma annan edasi seda infot, ma annan edasi neid väärtusi, oskusi, teemasid on ju, ma saan nende eest veits vastu päid ja jalgu. Aga ma jätan selle portfelli välja on ju, sest inimesed esiteks saavad ka keskenduda sellele, mis on päriselt tähtsam, sest lõpuks see portfell ise ei ole tähtis. Absoluutselt mitte. Ja inimesed hakkavad liiga suurt rõhku, kas sinna panema on ju, nad hakkavad liiga sügavalt seda ka analüüsima või nad leiavad see portfellist kuidagi moodi vabandusi, miks mitte ise mingeid asju teha on ju või miks, et seal on nagu nii palju elemente, kuidas tegelikult see portfelli jagamine isegi mitte ei aita inimesi, vaid nagu võib eemale kohati lükata on ju. Nii et lihtsam on anda edasi seda, mis on päriselt kasulik on ju, ja siis kindlasti seltskondades rääkida nendest portfellidest ja sisust ja kõigest sellest, kus inimesed on jällegi veits võrdsemal positsioonil, kus nad mõistavad siin paremini, kus nad oskavad nagu mõelda kaasa paremini, kui see, et sa viskad selle tervele maailmale laiali ja siis kõik leiavad enam-vähem 110 vabandust, miks mitte sind kuulata või kuidas sind siis veel nagu tümitada ka veel veits. Sa mainisid, et sina Mastermindis justkui jagad väga avalikult enda otsuseid ja numbreid, aga laiemal avalikkusele? Ja minu investeerimisteekond ja minu investori nagu selline mindset on väga, väga erinev suurest enamusest, et ma nimetan ennast väga laisaks investoriks nagunii, sest selline rikkaks või investeerimismatemaatikas selle koha peal, ehk liitintressi matemaatikas mina ei rõhu mitte tootlusele, vaid mina rõhun sisse pandud rahale läbi ettevõtluse, ehk siis need on need kaks asja, mida me saame kontrollida, on ju. Ehk minu suur osa tööst on raha teenimine seal taga, ehk siis mitut asja korraga ei saa, minu investeerimisstrateegia on lihtsalt tohutult igav ja mõttetu, nagu selle koha peal mõttetu investor on ja ehk siis ma olen väga suur indeks investeerimise usku lihtsalt, et võtta maksimum risk lihtsalt minimaalse pingutusega ja kütta pigem neid tuhandeid sisse, kui timmida seal nagu indeksis nagu grammikese kõrgemat protsenti, et see on lihtsalt minu investeerimisstrateegia ja sellepärast mul ei ole väga nagu probleemi ka jagada, mis sul nagu portfellis on olnud, mul on nagu jooksvalt seal enamus ajast mingisugused indeksfondid on ju sisuliselt, vahepeal satub sinna midagi nagu siin seal muud ka lambist on ju, et ja ma olen neid kogukonnas jagan, Preerich klubis jagan, räägin, ma olen mõnel üritusel nagu lahti võtnud, okei, näete osakaalud umbes mingid sellel hetkel sellised on ju, aga see ei ole püsiv mitte kuidagi moodi ja ma selgitan alati juurde, miks, et ma ilma kontekstita ega kunagi, jällegi, sest inimestel on haarata nii palju, aga kuna mu strateegia on nagu nii klassikaline ja lihtne selline finantsvabaduse nagu baasstrateegia on ju suures osas, siis mul ei ole nagu väga probleemi öelda, mis mul seal on nii-öelda. Mis su seni kõige halvim investeering on olnud või millega sa oled
alt läinud? Pole. Kui sa oled igav investor, vaata. Ma mõtlesin ikka, väga palju. Et üks tõrvatilk peab su meie potis olema. Kusjuures mul ei ole, ma alustasin enda investeerimisteekonda, oligi nagu 3. sammas ja kasvukonto, sellel hetkel ei olnud kasvukontos ka üksikaktsiaid sees, olidki mingisugused fondid, seal lihtsalt ajaliselt läks piisavalt hästi, kuna ma sisse läksin nendega, ehk siis see läbipõlemisaasta, kus ma olin, see maksis mulle lõpuks 12 000 eurot, kogu mu investeerimisportfelli, kõik säästud, kõik läksid, ehk siis kui ma kõik maha müüsin, siis no ma jäin kasvumisse absoluutselt kõigega ja see ei olnud see, et ma olin nagu imeline investor, üldse mitte lihtsalt nagu ajastus oli hea, kõik, mitte midagi paremat ega halvamat seal ei olnudki ja mingisugused investeeringud, mis oleks nagu metsikult põhja, ei ole, mul lihtsalt ei ole, sest ma ei käi ja investeeri nagu riburadabi mingitesse üksikaktsiatesse või kahtlastesse võlakirjadesse või mis iganes veel, et ma ei viitsi sellega siiralt tegeleda ja see tähendab seda, et mul ei ole ka suuri kukkumisi. Mis hetkel sa tundsid, et sinu portfell on hakanud sinu kasuks tööle? See on väga hea küsimus, sest täpsustus on siin, et mida ma mõtleme selle ajal, et portfell on hakanud tööle. Matemaatiliselt on ju liitintress hakkab seal hittima alles nagu 10+ aasta peale tegelikult on ju. Et nagu sa näed küll matemaatiliselt midagi see võiks nagu toimub ja tuleb on ju, et tegelikult see nagu kumer või kasv on ju, hakkab nagu 10+ aastat alles minema on ju. Pigem see pool, et sa, nii nagu ma selle rahakratti näite tõin, et sa näed, et sellel on tulemus. Need lühiajalised väiksed võidud. No minu lühiajalised väiksed võidud on olnud need suurajalised pikad võidud tegelikult, mis ongi see, et minu investeerimisportfell on lubanud mul võtta seda aastat, on ju, et ma pidin ta maha müüma absoluutselt, aga kui ma ei oleks investeerinud, tegelikult mul ei oleks seda raha olnud, mitte kuidagi moodi. Plus mul oli veits rohkem isegi, on ju. Tänu sellele. Samamoodi täna ettevõtluses jällegi see harjumus sees, et minna investeerida, aru saada, kuidas üldse investeerimine toimib, miks see niimoodi on. Tähendab seda, et täna sellel aastal siin mina saan enda isiklikku ettevõtet kasvatada tänu sellele, et jällegi ma olen mingi hetk nagu hoidnud, kogunud seda raha on ju. Ma saan aru, mis see toimub, selle asemel lihtsalt, et täna minu fookus ei ole nagu investeerida SP500 nagu USA-sse, vaid enda ettevõttesse on ju. Ma tean, kuidas see nagu, ma saan sellest põhimõttest aru on ju, aga et investeerimine on andnud mulle võimaluse nagu neid investeeringuid, enda ettevõttesse investeeringuid koguda, kõike seda teha, et jällegi kasvatada seda tulu, kasvatada kasumit ja jõuda sinnani, mis on minu eesmärk on ju, strateegia eesmärk seal taga, et mul on piisavalt palju üle igakuiselt, et andagi siis nagu Californiasse on ju, palun väga, et nagu teie maailma tippspetsialistid võite ka seda nagu lisaks minule kasvatada, aga see kasu nagu selle koha pealt on tegelikult olnud nagu see, et mul on võimalus neid asju teha, mis päriselt väga-väga suurelt mu elu mõjutavad, mitte see, et ma saan nagu siin-seal nagu 5 eurot nagu dividendi on ju, et see mind ei kõigutab see elu, mida ma tegelikult saan ehitada selle najalt. Sa oled seadnud eesmärgiks investeerida 8000 eurot kuus, millest see eesmärk? Selle taga on tegelikult väga, väga huvitav lugu. Meil on Priirits klubis, mis on siis naiste rahatarkuse kogu. Meil on iga nädal on kõne, kuhu saab tulla ja meil oli eelmise aasta lõpus oligi finantsvabaduse arvutamise kõne. Ehk siis igaüks lükkas oma numbrid, hakkas vaatama, mis, kus, kuidas on ju, asjad mängiva hakkavad, kui palju nad peaksid iga kuu investeerida, kui nad tahavad nii mitme aasta jooksul sellises punktis olla on ju. Ja siis, kes seal hakkas nagu vaatama, et nagu, et issandada nagu, tegelikult tahaks nagu seda 1,5 miljonit, ma tunnen, et see nagu 1,5 miljonit oleks nagu, et see oleks nagu väga hea nagu baas on, et selle pealt võiks nagu minna küll, aga et aega oleks nagu umbes 10 aastat, et et 10 aastat 1,5 miljonit, et et päris hea tundub on ju. Ja siis nad tookord pidi arvutasid selle ja selle jaoks, et siis, kes tahab kõrvalt teada, et 1,5 miljonini 10 aastaga jõuda, see tähendab umbes 8000 eurot iga kuu investeerida. Ja sealt sai veidikene selline nagu, veits nagu nali tuli sellest, et ainult 8000 eurot. Mis enamus inimestel lihtsalt see nagu viskab neid nii errorisse või nagu trigerdab ära on ju täiega, aga kui sa oled ettevõtja, siis me ei räägi,
8000 sealt nagu annab mängida täiega, on ju. Ja ka tippspetsialisti kõrgepalgalisena, kui sa seal juba 10 peale teenid, siis annab mängida seda 8000 seal kombineerides erinevates kohtades. Aga see point ei olegi sellest 8000 endas nii palju, vaid tänaseks on see ka minu enda nii-öelda ainus investeerimise eesmärk. Ehk siis mul ei ole portfelli eesmärki, mul ei ole mingit ajalist eesmärki, aga mulle meeldib see lugu seal taga, on ja mulle meeldib, ma tean, kuidas see matemaatika töötab ja mulle meeldib see väljakutse seal taga. Ehk siis see sisemiselt sütitab sind. Just, et see on piisavalt idiootne ja raputav, et nagu mul on nagu põnev, et kuidas ma sinna nüüd jõuan, on ja kuidas see ära teha päriselt ja sealt tegelikult sellest samast kõnest sündiski lõpuks, et nad seal istusid ja seedisid seda mõtet, on ja siis tuligi, et aga kuidas me seda 10 siis teenime, on ja sealt jõudsime sinna, et okei, me kutsusime Kristi Saare, on ju kogukonna üritusel, Kristi rääkis, kus 10 000 eurot teenida, on ja et see veits nagu, et oh my god, 8000 euro kuus muutus lõpuks jällegi tegevusteks, sammudeks, on ju inimesteks, okei, kes räägivad, kuidas seda siis teha, on ju. See sügis paneme kokku mingit mastermind gruppe kogukonna siseselt samamoodi, et nagu okei, tahate, kes päriselt tahab nagu liikuda selles suunas, et see 8000 peale on nagu karm nagu piir, aga kes tahab nagu väga intensiivselt liikuda selle poolegi, siis mida me saame täna ära teha, et sinna jõuda ja see oleneb jällegi inimesed, mind lihtsalt endale see eesmärk on nagu selline piisavalt metsik, piisavalt jabur, piisavalt kaugel hetkel veel on ju, et mul on põnev lihtsalt. Ja kui mul on põnev, siis ma teen asju, kui mul põnev ei ole, siis ma ei tee asju. Nii et lihtne. Lihtne. Väga huvitav, inspireeriv 3 tundi on sinu kilon olnud. Kui me hakkame nüüd otsi vaikselt kokku tõmbama, siis mis on see mõte, mida sa tahad, et kuulaja siit vestlusest kaasa võtaks? See põhimõte, mida mina tahan tegelikult alati, et inimesed nagu rahateemadel kaasa võtaksid ja mille põhjal ma üritan ka kõike edasi anda, on see, et sa tegelikult, sul ei ole võimalik kaotada, kui sa selle teemaga aktiivselt tegeled. Et seal ei ole lihtsalt stsenaariumi, kus sa lõpetad päriselt nagu hullemas seisus, kui siis, kui sa mitte midagi ei teeks nende asjadega. Et see tundub küll raske ja keeruline, aga kaotusvõimalust reaalselt ei ole, päriselt ei ole. Et need lühiajalisi mingid sellised faase ja asju ja kõike seda absoluutselt tuleb ette, sellest tuleb nagu aru saada, seda tuleb endast treenida, aga pikas pildis on ja sa saad ainult minna ülespoole, mitte midagi muud. Minul jäi sinu vestluses kõlama see, et kui me rääkisime mastermind gruppide loomisest, et sa parandasid mind, et sa ei ole eestvedaja, vaid sa oled täpselt samamoodi selle mastermind grupi liige ja sealt ka see üleskutse, et aga looge ise mastermind, saage kokku, rääkige nendel teemadel, et sealt ei ole vaja eestvedajat, vaid on lihtsalt vaja leida need huvitavad inimesed sinu ümber, kellega seda teekonda teha ja üksi jõuad kiiresti koos on ju kaugemale, et selline väga tore mõte. Küsin veel lõpetuseks, et kui sa saaksid ajast tagasi minna ja anda nõu 10 aasta tagusele Ilonale, see olid siis 20, jah? Mis see oleks? Mina 20 aastaselt hakkasingi ettevõtjaks šokeerival kombel, aga see samane fookuse teema. Lihtsalt vähem asju ja suurem fookus neisse sisse. Et minu jaoks nagu sellist feilimist või kahetsemist väga ei ole, siis kõik erinevad teemad on mind nagu täna ma näen kombinatsioonina, et igast ühest on mingisugune tükk tulnud ja asi või inimesed või teadmine või oskus on ja et see kombinatsioon minust täna on tulnud tänu kõigi nendele asjadele, aga see fookuse panek lihtsalt, see siiras fookus, et see hunt kriimsilma nagu ülistamine tegelikult ei vii väga kaugel. Et esmalt küsi, miks? Ja, on raamat ka. Nagu päriselt, mis on see üks asi. Et kui sa nagu 80% oma nagu ajas paned sinna ühte asja, mis siis juhtuda võiks? Mis sind täna sütitab? On see raha? On see sinu isiklik kasv, areng? Mul on väga raske tegelikult täna sellega, mis mind üldse sütitab, sest
kuna raha ei hoia sellist võimu minu üle ja see on küll tore ja põnev ja saab sellest asju teha, siis nagu see ei ole ka minu nagu selline ellujäämisega seotud absoluutselt. Mingisugused muud asjad lihtsalt ei küta mind. Minul endal on täna otsingi väga seda, et mis mind päriselt käivitab ja see põnevus on üks selliseid põhilisi asju, et mida ma üritan siis, mida ma olen nagu läbi hammustanud, et kui mul on nagu põnev ja kui mul põnev ei ole, siis kuidas ma saan selle asja teha põnevaks, et see on sisuliselt põhiline asi, et teised asjad on lihtsalt nad ei hoia minust nagu sellist võimu enam ja see on osaliselt see kaotus, et asju, mis motiveeriks, on üsna vähe tegelikult sellises hetkes siis, et siis tuleb leida see, mis nagu päriselt seal sügavas on. Aitäh, Ilona, sulle selle väga inspireeriva ja huvitava vestluse eest. Aitäh! Aitäh kõikidele Kogumispäeviku podcasti kuulajatele ja kohtume juba 2 nädala pärast uute huvitavate saatekülalistega. Aitäh! Kogumispäevik.